Tere, mina olen Enar Kraav, ma olen soojustehnika magistritudeng. Esitan teile siis oma bakalaureuse töö tulemusi. Esimesena tahaksin kohe küsida, et kui palju teist tarbivad soojusenergiat keskküttest või kaugküttest? Väga palju käsi. Et väga õige koht, et te siis tulite kuulama, sest eelkõige ma just kõnetan siis teid ja räägime siis natukene seosest jätkusuutliku arenguga. Et miks peaks nagu siis uurima kaugkütet nagu põhjalikumalt veel? Esiteks kohe välja tuua, 60% Eesti elanikkonnast kasutab enda küttevajaduse täitmiseks kaugkütet just. 68% kogu Eesti soojusenergia toodangust kaetakse just kaugküttega. Kuid siin tuleb tuua kohe selline fakt välja, et 15% on puhas kadu. Ja see on nagu esimene initsiatiiv, miks peaks seda valdkonda veel arendama. Samuti tekib veel initsiatiiv ühe aasta arvu tõttu, nimelt 2020. Sellega on selline lugu, et on olemas taastuvenergia direktiiv, mis siis aastaks 2020 loob teatud eesmärgid energeetika valdkonnas. Nimelt see on 20% vähem energia tarbimist, 20% vähem kasvuhoonete gaaside emissiooni ja 20% siis kasvuhoone oli tarbimine. No igatahes mul tuli praegu üks teine asi meelde, et 2020 samuti on meil olemas siis üks määrus, mis niimoodi määrab siis hoonete energia tarbimise, ehk siis 2020 tuleks hakata looma madal energiatarvega hooneid. Siit tuleb ka selline põhjus, miks peaks nagu kaugkütet muutma hakkama, sest praegusel hetkel on see tarbimine on liiga suur, ütleme niimoodi. Ja siit võib kohe siis välja tuua, et Eestis ongi 230 küttevõrku ja 6 teravatt-tundi läheb siis selle kütmiseks. Sealt te näete, et kui sealt nüüd 15% läbi korrutada, siis kogu see energia hulk lihtsalt läheb loodusesse. Ja jällegi veel üks initsiatiiv tuleb sealt juurde. Nimelt see on kaugkütte hind. Nagu näete, siis kaardi pealt punane on siis kõige kallim kaugkütte vorm. Ja seda on üpriski palju kogu Eesti peale. Tegelikult isegi see roheline seal 74 on veel, ütleme, minu jaoks isegi veel kõrge, et selline kõige optimaalsem oleks võib-olla seal 50 ligi. Ja see oleks selline suund, kuhu peaks nagu kaugküttega liikuma. Kuidas sinna poole liikuda? Selleks on tegelikult väga lihtne lahendus. Võtame temperatuuri. Kaugküte toimib siis selliselt, et soojuskandile liigub seal vesi, mis on siis üles köetud, jõuab teile soojussõlm ja sealt jõuab teile siis radiaatoritesse. Nimelt seda on tehtud juba 3 põlvkonda ja pidevalt siis põlvkondade vahetustega, nii et tehnoloogia on kogu aeg edasi liikunud, on ka toimunud temperatuuri muutus. Esimeses põlvkonnas oli siis alla 200-kraadine soojuskandja, teisel põlvkonnal oli üle 100, kolmandal juba tuldi alla 100. Aga nüüd, mis nagu siis minu poolt on 4. põlvkonna kontseptsioon, liikuda siis veel madalamaks. Tuleb öelda, et see 70 ja 170 ei tundu nagu väga suur liikuvus, aga see 70 on nii-öelda maksimaalne temperatuur. Ehk siis aastaringselt keskmine võib tulla sinna 50 kraadi juurde. Ja nüüd, kui me liigume kogu aeg temperatuuriga allapoole, siis mis juhtub efektiivsusega? Efektiivsus vastupidiselt läheb kogu aeg ülesse poole, sest ma räägin sellest järgmisena siis. Jagame kaugküttevõrgu siis niimoodi 3 osaks, ehk siis võrk, tootja ja tarbija. Vaatame nüüd siis võrgu poolt, et Eestis on 1 430 000 meetrit soojustorustikku
ja selle mõttega peaks just liikuma sinna poole, et kuna meil on kadu 15% keskmiselt ja meil on üle 1 miljoni meetri soojustorustikku, siis me peaksime temperatuuri ka allapoole tooma, et vähendada kütuse tarbimist. Ja nagu näete siis graafiku pealt, et kui me puhtalt võrdleme hetke torudega, mis on siis nimelt see ülemine pool, lihtsalt üks toru, eelisoleeritud, pannakse paika. Ja kui me lihtsalt toome temperatuuri allapoole, siin on need keskmiselt välja toodud, siis me vähendame ligi poole võrra soojuskadu vatimeetri kohta. Ja et nüüd, kui me korrutame selle 1 430 000 läbi, palju me siin nüüd vatimeetrites kaotame, siis see kadu on ikkagi üpriski suur, mis nagu peaks põhjendama just seda temperatuuri muutust, et saada ligi poole võrra allapoole seda. Nüüd, kui minna veel täpsemaks ja tuua siis välja tehnoloogiline muutus, siis hakata kasutama torusid, millel on juba 2 toru ühes torus. Hetkel on niimoodi, et me kasutame 2 iseseisvat toru, kõrvuti jooksevad, üks on pealevool, teine on tagasivool. Aga uuenduslikumalt peaksime rohkem hakkama kasutama just soojuskadude vähendamise mõttes 2 toru ühes torus. Ja siit, kui me nüüd võrdleme, kui me võtame need mõlemad parameetrid arvesse, siis me näeme, et see kadu on peaaegu, võit on peaaegu 3-kordne, kuigi kui me teatud juhtudel ei saaks kasutada seda 2-torulist toru, siis ikkagi see võit on vähemalt poole võrra. Siis teemegi väikse sellise kokkuvõtte võrgu poolt, et mis siis muutub paremaks ja efektiivsemaks. Kui me toome temperatuuri allapoole, siis toru vastupidavus ja stabiilsus läheb paremaks, sest termopinged nendes torudes vähenevad. Et mida suurem temperatuur, seda suurem pinge, kui toome temperatuuri alla, vähenevad ka pinged. Nüüd, kui me hakkame kasutama 2 toru ühes torus, siis me hakkame tohutult vähem ruumi kasutama. Me suudame neid paigutada veel nagu kitsamatesse kohtadesse. Sest praegusel hetkel, kui me paneme 2 toru kõrvuti, siis me peame üpriksi suure ala välja kaevama. Aga kui me kasutame 1 toru, siis me saame väga hästi selle kuhugi ära paigutada. Ja muidugi see põhiline asi on just see, et me vähendame kõvasti soojuskadusi. Ja sealt ka siis kütuse kulu. Nii, vaatame nüüd tootja poolt. Tootja poolelt vaatame just soojuselektrijaama kondensaatorit, suitsugaaside kondensaatorit. Kui me toome temperatuuri allapoole, siis me saame nagu efektiivsemalt jahutada meie lahkuvaid suitsugaase. Ja sealt ka tuleb lisavõimsus, sest kui me põletame just biokütust, siis biokütus sisaldab niiskust, mis siis aurustub katlas ning selle sama niiskuse me püüame siis kinni just lahkuvate gaasidelt ja anname selle üle kaugkütte võrgule näiteks. Ja graafikult tuleb kohe välja näidata, et kui me tagastuv temperatuur hetkel, ütleme keskmiselt, on 50. Nüüd siin ma tõingi üpriski ekstreemse näite, 20, aga tegelikult võiks olla 30. Aga igatahes siis näha on, et me jälle võidame vähemalt 2 korda. 50 peal või isegi 35 peal 1,5 võrra. Ja mis see nüüd siis nagu kaasa toob, on see, et me saame nii-öelda rohkem soojusenergiat võrku tarbida. Nii. Kui me nüüd toome temperatuuri allapoole, siis soojuselektrijaama turbiin saab rohkem elektrit toota, sest meil ei ole enam vaja nii suurt soojust üle anda kaugkütte võrgule. Ja seetõttu, kui me toodame rohkem ja meil on töötavad seadmed efektiivsemad, siis tuleb ka suurem kasutegur sellest. Nii, nüüd toome siis ka sellise uuenduslikuma näite, et kui me oleme temperatuurid madalamaks toonud, siis me põhimõtteliselt ei pea enam kasutama traditsioonilisi kuidas öelda, katlamaju, et kaugkütte üldse saaks toimida. Et me võiksime hoopis kasutada näiteks päiksekollektoreid. Teeme suure päiksekollektorite farmi, mis
hakkab siis nii-öelda vett kütma ja kui ta kütab 50-ni, siis see efekt on palju suurem, kui ta peaks kütma umbes sinna 100 ligi. Sest Eesti kliima väga ei luba ka nii palju päikest kasutada, aga see oleks üks võimalus, eriti kui me peaksime tunduvalt vähem kütma. Ja mis see efekt sealt siis kõik on? Praegused kõik kohaliku kütuste kulu väheneb, vähem primaarenergiat, kõik kasulikum loodusele. Just nimelt eriti veel kasvuhoonegaaside mõttes. Nii, kokkuvõttes siis. Mida peaksime siis selle ideega nagu üldse taotlema? Kaugküttevõrk vajab nii-öelda muutust, aga see ei saa toimida ühepoolselt. Kaugküte on kollektiivne ettevõtmine, kus on iga liige mängib mingit osa. Tootja võib küll seda kütta, seda vett kütta, aga tarbija ei pruugi nagu seda endale vastu võtta. Ja kui nagu nende kahe vahel puudub koostöö, arutelu, diskussioon mingi muutuse teemal, siis ei saa ka see toimida. Sest väga hea näite võib tuua niimoodi, et jah, tootja võib nüüd selle temperatuuri madalamaks võtta, aga tarbija tegelikult ei saa seda lubada. Näiteks siin võime kohe välja tuua, Annelinnas on hästi suured kortermajad. Kui me toome temperatuuri allapoole, siis praeguse ehituse juures, praeguse soojussõlme ja nende radiaatorite juures, mida nad kasutavad, me ei saa lihtsalt seda temperatuuri alla tuua, sest kui siis lihtsalt teatud korterid jääksid külma, sest temperatuur on 50 peal, selleks ajaks, kui ta näiteks ülevat on jõudnud esimesele korrusele, siis see on juba 20 ja niimoodi, 20 kraadiga väga hästi praeguse süsteemiga ei küta oma tuba just talvel ära. Ja seega peaks hakkama mõtlema sellele, et kuidas siis peaks kummapoolne initsiatiiv see peaks nüüd olema, et tootja iseenesest võidab sellest kõigest kütusekulust, kasvuhoonegaaside maksudest ja nii edasi, efektiivsemaks läheb see kõik. Aga see nagu põhjendab ka seda, et tarbija tuleb sellega kaasa. 4. põlvkonna küte toimib kõige efektiivsemalt just põrandaküttega, mitte praeguste radiaatoritega. Aga see tähendaks kogu tarbijatele seda, et kõik praegused välja ehitatud radiaatorid, soojussõlmed peaks minema vahetusse ja see on tohutu kulu, aga see ei saaks olla ainult tarbijapoolne. See peab olema mingisugune koostöö. Mina oma bakalaureuse töös ei uurinud seda, et kuidas see üleminek nüüd on. Mina tõin välja selle kontseptsiooni, mis selle 4. põlvkonna nagu vahel on, aga see on kindel selline suund, mida peaks nagu edasi, kuhu peaks edasi vaatama, mida peaks edasi arendama. Ja ilma igasuguste alusuuringutega ei ole võimalik sellist asja lihtsalt teostada. Aitäh kuulamast.